Head kolleegid, soovin teile jätkuvat head Eesti arstide päeva või päevasid siis. Ja me otsustasime meie seltsis siis, et meil on olulised infektsioonhaiguste teemad ja kui arutada HIV-i teemadel, siis muutuv maailm tähendab seda, et kas HIV on uus või on see vana, mis on muutumas. 40 aastat inimkonnas ringelnud haigus. Ma arvan, et me võime seda pidada jätkuvalt uueks haiguseks, aga kindlasti epidemioloogia on muutumas. Ja mina täna annan teile ülevaate, kuidas meil siis see olukord on. Eestis on meil umbes 6000 HIV-patsienti. Päris kõiki me neid ei tea, aga meie testimise tulemusena me suurem osa nendest juba ka teame. Ja üle aastate, alates 2000. aastast te näete siin siis HIV-i diagnoose, mis on pandud kirja ja ka uued HIV-tõvejuhud, ehk siis need patsiendid, kellel on mõni AIDSi defineeriv haigus olnud. Ja tegelikult, kui vaadata, siis need numbrid või ütleme graafikud, tendents ja suund ei ole teps mitte halb. Meil on haigusjuhtude iga-aastane diagnoosimine languses. Et kui me ütleme, et 106 juhult 10 000 inimese kohta on see nüüd 10 juhtus 10 000 inimese, 100 000 inimese kohta, siis tegelikult ju näete, see langus on kena. 2022 aasta on siin lõpus ka üks selline suurem jõnksukene ja need ei ole siis mitte meie HIV-patsiendid, vaid need on Ukraina sõjaga seotud patsiendid, kes siis meie jaoks Eestis on olnud esmased diagnoosid, aga suurem osa nendest on juba varem teadnud oma diagnoosi ja olnud ka Ukrainas ravil. Me teame seda, et üle 60% HIV-patsientidest on mehed ja praegu on meie patsiendid keskmiselt 35 aastat vanad ja näitan ka, mis nende uute diagnoosidega siis võib olla. Kui me vaatame Baltikumis, me tavaliselt ikka võrdleme ennast Balti riikidega. Siin me ei võrdle ennast Skandinaavia riikidega, sest Eesti on väga kõrge haigustumisega riik. Et me vaatame siis teiste naabritega, võrdleme ennast, et siis on näha, et tegelikult Eesti HIV-epideemia algus oli kõige suurem, aga kõikide erinevate ravi ja programmide tulemusena meie epideemia on olnud pidevas languses. Seda ei saa nüüd öelda meie Läti ja Leedu kolleegid, kus see suurenemine on olnud ikkagi märkimisväärne viimasel ajal. Ja kui vaadata, mille poolest me veel erineme, siis Balti riigid on olnud juba pikemalt ja algusest peale ka üsna suure heteroseksuaalse levikuga riikide hulgas, et kui Lääne-Euroopas on see peamiselt meestega seksivate meeste seas leviv infektsioon, siis Balti riikides on olnud heteroseksuaalne levik peamine. Praegu on ka Euroopas pilt muutumas, arvestades just nimelt immigratsiooni ja sisserännet, et siis teistest riikidest Euroopasse tulijate tõttu on ka Lääne-Euroopa riikides heteroseksuaalne HIV-i levik siis suurenenud. Ja me näeme seda, et Leedu on praegu mures just nimelt narkootikume süstivate inimeste seas leviva HIV-iga ja ka Lätis on oluliselt narkootikumide tarvitamine suurenenud ja selle tõttu ka tegelikult HIV-i levik. Ja kui võrrelda ka, siin on Eesti ja Läti võrdlus, siis kahjude vähendamise programmi edukuse kohta, et kui palju tegelikult saab ära teha infektsioonhaiguste leviku tõkestamisel, kui me võimaldame puhtad ja steriilsed süstlad ja süstimisvahendid, et tegelikult siis HIV-i levik süstijate hulgas on Eestis ikkagi järjest madalam ja praegu arvatakse, et alla 10% uutest HIV-juhtudest on seotud narkootikumide süstimisega. Millest kõik alguse saab, kuidas me teame, kes on meie patsiendid, keda me tahaksime ja saaksime ravida, on HIV-testimine. HIV-testimine on Eestis aastate jooksul olnud tegelikult Euroopa Liidu riikidest päris kõrgel tasemel. Et Eestis tehakse umbes 200 000 HIV-testi aastas. See on elanikukonna kohta päris suur number või arv. Aga mis on meie mure? Meie mure on see, et testitakse väga palju neid inimesi, kelle hulgas on HIV-i levik nagu nii madal.
Näiteks veredoonorid, kõik organdoonorid saavad ju testitud, rasedaid testitakse 2 korda ja naisi testitakse oluliselt rohkem kui mehi. Aga kelle seas kõige rohkem HIV-i levib, on keskealised mehed, kes ei jõua arsti juurde ja kes kindlasti ei kuulu meie esmaste testitavate patsientide või sellise sihtgrupi hulka. Nii et seetõttu me ka täna seda teile räägime, et me ei tea alati, kellel HIV on, me peame seda testima. Kui vaadata, kui palju Eestis on riskigruppi patsiente või inimesi, siis keda on testitud, siis tegelikult need inimesed, kes teavad, et nad on HIV-riskis, on ka üpris hästi testitud. Ja meil on erinevatel aastatel siis läbi viidud uuringuid eelkõige Tervise Arengu Instituudi poolt. Ja siin on näha, et tegelikult elu jooksul on testitud väga suur hulk meestega seksivatest meestest, prostitutsiooni kaasatud inimestest ja ka siis nendest inimestest, kes kasutavad süstitavaid narkootikume. Ja prevalents nende riskigruppide hulgas on erinev, aga me näeme ka seda, et kaugeltki mitte kõik Ida-Virumaa süstlavahetuspunktides käinud inimestest ei ole HIV-positiivsed, et meie süstlavahetusprogrammid on olnud edukad. Eestis on olemas HIV-testimise ravijuhend. See sai heaks kiidetud vahetult alanud COVID-pandeemia ajal 2020. aasta alguses ja seetõttu võib-olla ei ole testimise juhis saanud väga suurt kõlapinda. Aga mis on minu sõnum täna teile, on see, et Eestis peab HIV-i skriinima. Ja seda tuleb teha Harjumaal, Tallinnas ning Ida-Virumaal kõikidel statsionaaris viibivatel haigetel, kes on vanuses 16–49 aastat. Öelge, kui paljud teist teavad seda, et peaks seda testi tegema ja skriinima HIV-i? Väga hästi. Ma julgen öelda, et 1/3 käsi tõusis. Nii et järelikult meil on veel natukene ka täna vaja sellel teemal rääkida. Et need HIV-skriinimise soovitused kehtivad tegelikult ka päevakirurgia ja EMO-sse pöörduvate haigete osas. Ja see olekski see koht, kus me saame kätte need inimesed, kes muidu on terved, kellel ei ole palju probleeme või kroonilisi haigusi, aga võib-olla nad pöörduvadki ainult traumapunkti, sellepärast et reede õhtune pidutsemine on lõppenud kaklusega või kukkumisega, et siis võib-olla need meesterahvad, kes on keskealised kõige paremas tervises ja oma parimates aastates, et siis ka need kätte saada. Ambulatoorselt soovitatakse nendes piirkondades siis testida kõiki patsiente siis, kui neid esimest korda elus kohatakse, et kõik inimesed saaksid vähemalt 1 kord elus HIV testitud. Ja edasi tuleks lähtuda testimisel vastavalt riskidest. Muudes Eesti piirkondades ja teistes vanustes patsiente tuleks siis testida vastavalt riskile või haigustele. Millised need haigused on? Meie ravijuhises on ilusasti need jagatud kas seisundite haiguste järgi või sümptomite alusel või ka riskitegevuste või riskigrupi järgi. Nii et me teame seda, et inimesed, kes on narkootikume süstinud või süstlavahendeid jaganud, võiksid olla riskis. Need, kellel on palju seksuaalpartnereid, kes ei kasuta järjepidevalt kondoomi ja kellel võib olla kokkupuudet siis HIV-patsiendiga. Minu küsimus on, kas me teame seda alati oma haigete kohta? Kas me teame, kellel kui palju on partnereid või kas kasutatakse kondoomi või mitte? Kas mehed seksivad meestega või naistega? Ma arvan, et me esimesel visiidil ei küsi seda ja ma arvan, et ei peagi küsima. Aga me peamegi selle tõttu siis arvestama, et me ei oska alati peale vaadates ja võib-olla esimesel kohtumisel HIV-riski hinnata, võib-olla ongi targem testida. Lihtsam on meil mononukloosi sündroomiga, kui meil on patsiendil palavik, kurguvalu ja lümfisõlmede suurenemine, see võib olla primaarne HIV, siis see testimine on kindlasti näidustatud. Kui meil on noored inimesed, kellel on aasta jooksul olnud juba rohkem kui 2 kopsupõletikku, kellel on erinevad siis infektsioonid, mis kipuvad korduma ja meiega AIDSi defineerivad haigused, et need on kõik näidustused HIV testimiseks. Kuna meie
oma nakkusosakonnas Tartus ei tea kõikide patsientide siis tausta ja riskitegevust, me ei kuulu riskipiirkonda, siis meie oma osakonnas kõiki patsiente skriinime HIV-i osas ja ambulatoorselt, kui meil on vaja vereproovi võtta, siis hepatiidid ja HIV tuleb testida. Räägin ka natukene teile ravist. Antiretroviirusravi on see, millega võiks tänapäevane HIV olla ilusasti kontrolli all ja mõned uuringud on isegi näidanud, et HIV-patsiendid võiksid elada kauem kui HIV-negatiivsed inimesed. Ja tõenäoliselt sellepärast, et nad on arstide vaateväljas. Vererõhku mõõdetakse, veresuhkrut mõõdetakse ja kõikide kaasuvate probleemidega tegutsetakse. Aga sellest hoolimata meie tahaksime ravida HIV-patsiente ja siin pildi peal on lihtsalt mõned näited teile, et tänane HIV-ravi, antiretroviirusravi võib tähendada patsiendile 1 tablett päevas või siis mõnikord 2 tabletti, aga ühel korral päevas. Mõnikord ka harva 3 tabletti päevas, aga üks kord võetakse ravimeid ja suurem enamus patsiente saab võtta ka 1 tablett päevas ravi. Ja meil on ka olemas ravijuhend, ehk siis antiretroviirusravi ja kokkupuute eelne ning kokkupuute järgne profülaktika. Ja meie juhendis on ilusasti ära toodud, et antiretroviirusravi on kõigile tasuta ja me tahaksime antiretroviirusraviga alustada esimesel võimalusel pärast diagnoosimist. Ehk siis teie, head kolleegid, testite ja meie ravime ja jälgime neid patsiente. Ravimid ostetakse Eestis patsientidele riigihankega, see on kõigile tasuta ja ravimid siis saavad patsiendid meie kabinettidest või meie keskustest. Ta on eriline, enamasti meil ju nii ei käi, et infektsiooniravi saadakse arsti juurest, aga te teate, et kõik sellised ajutised lahendused võivad ja kipuvad jääma nagu püsivateks lahendusteks ja kui 2000. aastal oli võimalik niimoodi kiiresti antiretroviirusravi korraldada, siis nüüd ta ongi nii jäänud. Mis küll on meil muutus ja mida me oleme väga kaua oodanud, on see, et antiretroviirusravimite retseptid on nüüd retseptikeskuses. Et teie näete kõikide patsientide siis ka retseptikeskuses neile määratud antiretroviirusravi. Et ravimeid nad saavad küll kabinettidest, aga retseptikeskus on olemas. Kui te näete imelike pikkade nimedega kombinatsioon ravimeid, et äkki need on antiretroviirusravimid, et siis te juba natukene teate oma patsiendi kohta. Meie ei tahaks HIV-diagnoosi kunagi varjata. See on väga oluline, et te teaksite arvestada oportunistlike infektsioonide osas, võimalike tüssistuste osas ja mis on kõige olulisem, miks meile väga meeldib, et antiretroviirusravimid on retseptikeskuses, on kindlasti siis ka koostoimed. Näitan teile ka selle kohta. Aga milline on meie 2025. aasta kokkuvõtte? Infektsioonhaiguste kabinettides või nakkuskabinettides üle Eesti on jälgimisel 5100 patsienti ja nendest 4600 on ravil, ehk siis võtavad ravimeid ja need patsiendid, kes võtavad ravimeid, on ka ilusasti supresseeritud viirusega ehk nad ei ole nakkusohtlikud, on number 1 ja teiseks siis viirus ei suuda ka organismi ja immuunsüsteemi kahjustada. Ja kui vaadata, siis 2025. oli 113 uut juhtu, et kuskil 100-120 juhu vahel neid uusi diagnoose on olnud ja keskmine vanus, te näete, see püramiidikene kipub olema mitte 35 aastat, vaid rohkem on 40–49 vanusegrupis. Ehk siis need ei ole noored inimesed, need ei ole päris eakad inimesed, need on kõige paremas vanuses inimesed. Ravimite koostoimed, nagu ma ütlesin, retseptikeskuses on olemas, et meie kasutame väga palju ka Liverpooli ülikooli poolt siis loodud sellist koostoimete portaali. Ma väga soovitan seda külastada, et seal on ka mitte ainult retseptiravimid, vaid tegelikult kõik ka käsimüügiravimeid saab võrrelda ja vaadata, et on võimalik saada selline tabel erinevatest ravimitest, et kas nad sobivad omavahel kokku või mitte. Ja me õpetame ka patsientidele. Mina oma patsientidele õpetan ka seda kasutama, et näiteks kui on küsimus, kas ekstasi ja antiretroviirusravimid omavad koostoimeid või mitte, siis võib-olla nad ei taha sellest arstile ja õele rääkida, aga nad saavad seda ka ise kontrollida.
Nüüd tõesti siis ka retseptikeskus natukene neid koostoimeid aitab tegelikult tuvastada, et kui te saate hoiatuse, et esineb C ja D tüüpi koostoimeid, ärge pange sinna automaatselt linnukest, et olen sellega leppinud või olen teadlik, vaid vaadake, mida see tähendab. Kas näiteks antiretroviirusravimid kaotavad oma toime või näiteks see teine ravim, millega kõrvutada, siis tema hoopiski toimetugevus suureneb nii palju, et tekivad ohtlikud kõrvaltoimed. Et vaadake ikkagi sinna sisse, mida see tähendab, need koostoimed. Ja kõige olulisem osa, üks kõige paremini, võib-olla kõige parem infektsioon ühele infektsioonhaiguste arstile on ära hoitud haigus. Et me tahaksime ennetada. Ja täpselt samamoodi on HIV-iga, et me teame, et patsiendid on nakatunud eluks ajaks. Kõige parem oleks, kui seda ei juhtuks. Ja HIV-ennetuse võimalused on meil siis minu poolt siin jagatud 3, et kui me ravime nakatunud inimesi, siis nendel ei ole veres viirust ja nad ei ole nakkusohtlikud kuidagi. See tähendab, et nad ei kanna seda viirust edasi. Teine võimalus on, et me kasutame kokkupuute eelset profülaktikat ehk enne riskitegevust juba me saame ennetada seda ja võib-olla meedikud teavad kokkupuute järgset profülaktikat ka, et kui teil on toimunud lõiketorke vigastus, siis meil on võimalik selle järgselt ju kasutada profülaktikat. Natukene nendest siis räägin. Kokkupuute eelne profülaktika inglisekeelse lühendiga PrEP on siis näidustatud kõikidele inimestele, kellel on oluline HIV nakatumise risk ja eelkõige siis siin paksemas või tumedamas kirjas ongi meie meestega seksivate meeste populatsioon. Ja intravenoossete narkootikumide tarvitajatel on näidatud väga head efektiivsust, aga selle populatsiooni selline ravisoostumus on kindlasti oluliselt kehvem kui meie geipopulatsioonil. Ja heteroseksuaalse kontakti osas on meil ka võimalik tegelikult PrEP-i kasutada ja miks mitte rasedate puhul, kelle partner võib-olla on HIV-positiivne, et meil on neid erinevaid näidustusi. Ja Eestis on PrEP ehk siis kokkupuute eelne profülaktika näidustatud siis, kui on arst pidanud vajalikuks seda, ehk me võime seda kirjutada ja see siis on 1 tablett, mida tuleks võtta, meie kaksikravim ja sellel on 50% Tervisekassa soodustus. Ja me hindame kindlasti patsientide riski, et kas neil on positiivne partner või neil on palju partnereid ja kas kasutatakse kondoomi ja kindlasti üheks näidustuseks on varasem suguliselt teel leviv infektsioon, et see näitab, et tegelikult see risk on ju olemas haiguste ülekandeks. PrEP-i saab välja kirjutada 3 kuuks korraga ja seda siis me teeme nii, et me kontrollime alati HIV-testiga, ega ei ole nakatumist juba toimunud. Me hindame üle suguliselt teel levivad infektsioonid, viirushepatiidid ja kuna me kasutame tenofoviiri põhist ravi, siis ka neerufunktsiooni hindame. Alati käib PrEP-iga kaasas ka soovitus vaktsineerimiste osas. Me saame ju hepatiite ära hoida ja lisaks veel ka papilloomiviiruse ja ahvirõugete vältimine vaktsineerimise näol siis. Ja meie juures käivad patsiendid ehk siis iga 3 kuu tagant, ehk siis saame neid analüüse teha ja hinnata nende riske ja vajadust. Ja kokkupuute järgne profülaktika, ehk siis ma ütlesin, et meedikud ja torke- ja lõikevigastused, aga tegelikult on siis PEP ka näidustatud, kui meil on limaskesta kokkupuude, parenteraalne kokkupuude ehk need inimesed, kellel on olnud kaitsmata seksuaalkontakte või kes on jaganud süstimisvahendeid, et siis ka nemad saavad tegelikult pöörduda. Me teame, et see tavaliselt juhtu esmaspäeval kell 2 päeval või kolmapäeval hommikul, vaid pigem jääb see reede öösesse ja laupäeva öösesse, et siis tegelikult on võimalik pöörduda ka erakorralise meditsiini osakondadesse, kus on võimalik selle PEP-iga siis alustada ja patsiendid jõuavad siis nakkuskabinetti. Ja kokkupuute järgse profülaktika soodustus siis on 90%, et on natukene suurem. Ja profülaktikat võetakse 28 päeva. Mis on meie väljakutsed kokkuvõttes?
et me tahaksime, et HIV-testimine oleks jätkuvalt heal tasemel ja järjel. Me tahaks, et me testiksime õigeid inimesi ehk kes vähegi kuuluvad riskigruppi ja need on praegu keskealised seksuaalselt aktiivsed inimesed. Me soovime ka, et meil oleks laiem PrEP-i kättesaadavus ja PEP-i teadlikkus. Et praegu siis saavad erinevad erialad juba PrEP-i tegelikult määrata ja me kindlasti soovime, et meie antiretroviirusravimid oleksid kättesaadavad, on üks asi ja et kui teie testite, siis meie saame ravida ja aidata kaasa HIV-epideemia lõppemisele Eestis. Aitäh, Pilleriin! Paar küsimust ka siin on, kes ei ole erialaarstid, siis see on väga praktiliselt, et kas patsient peab teavitama ka, kui talle HIV-testi teha ja tuleb nõusolekut küsida? Euroopa riikidest on ainult veel Saksamaa, kus on vaja kirjalikku nõusolekut HIV-testi teostamiseks, et neil käib see revolutsioon aeglasemalt, aga tegelikult ei ole vaja teil küsida nõusolekut HIV-testi teostamiseks. Mis on aga viisakas, on teavitamine. Et mina seletan alati oma patsientidele, et kui on transaminaaside suurenemine, me tahaks selgitada, miks see on. Me uurime viirushepatiitide osas, me testime HIV-i ja me vaatame üle. Ja kõige lihtsam on ka screeningu mõttes ju teavitada, et meil on selline kord, et me testime kõiki. Ja teie palju õnne kuulute ka selle hulka ja ma pean teile ütlema, et selliste testist keeldujate arv ikkagi on väga-väga tilluke. Pigem on ikka salaja see mõte, et väga hea, et see saab ka testitud. Et siis ma ei pea selle pärast muretsema. Okei, ja siin on teine küsimus, et kas mõneks protseduuriks operatsiooniks tuleks antiretroviirusravi pausile panna või kas on mingit põhjust, mida lõttu pausi teha? Meil võib olla mõnikord probleeme koostoimetega, et me teame, et tuberkuloosiravimid on sellised, millega väga paljud antiretroviirusravimid kokku ei sobi, karbamasepiin, et meil on mõned sellised väljakutsed. Ja kindlasti võib olla ka väljakutseks see, kui meil on väga raskes seisundis patsiendid intensiivravis, et meil on mõned ja ütleme, suurem enamus meie antiretroviirusravimitest ei sobi purustamiseks ja lahustamiseks, et siis tulebki seda arutada. Aga seda, et me peaks ütlema, et profülaktiliselt või kindlasti millegi puhul teha ravipausi, pigem mitte. Et ikka antiretroviirusravi peab jätkuma. Just. Ja kui see küsimus ka tekib, siis kindlasti tasub infektsioonhaiguste arstide Täpselt, siis tuleb alati küsida. Just. Aitäh, Pilleriin!